Tervitused kõigile! Täna tahan ma teile jagada enda nägemust ja arvamust unenägudest ja unest üldse. Unenäod ja unenägude seletus, see, mis vanasti oli, minu pildis see enam ei tööta. Ei ole kõik nii, nagu kirjutatud. Kuidas und enda jaoks kõige lihtsamini lahti seletada või endale seletada, mida see uni, mida sa täna eile öösel nägid, mis see sinu jaoks tähendab. Kui uni on hästi udune ja meelde ei jää suurt midagi, siis see tähendab seda, et minevik on midagi ära puhastanud ja see oli lihtsalt selline nagu jääknäht. Lihtsalt unusta ära. Kui unes mõni pilt jääb sind nii-öelda tagataustaks nagu kummitama, lihtsalt üks pilt jääb unest meelde, üks hetk, üks seik, siis see tähendab, see on tänane päev. Toodi sulle ette unes mingi hetk tänasest päevast ehk praegune kohalolu. Ja kui sa näed pikka lugu, hästi värvilist, hästi emotsionaalselt, hästi pikka ja kõik jääb meelde, see jupikene und, mida sa näed, see film jääb meelde, siis see on tuleviku nii-öelda märk sulle, et see on tulevikuga seotud, kui sul jääb meelde, ta on selge, värviline ja emotsioone täis, siis see on seotud tulevikuga. Ja uues ajas ehk kuldajastus, kuhu me oleme tegelikult juba jõudnud, enam ei ole sinu enda uni seotud mitte ühegi teise inimesega. Võib küll olla see, et sa näed kedagi teist enda lähedast, siis on lihtsalt see emotsionaalne side teie vahel, mis unes on vaja puhastada või puhastatakse. Lihtsalt jäta meelde need emotsioonid, mis sa unes kogesid. Kas sa olid ise selle filmi sees või olid sa tegelikult seal unes kõrvaltvaataja? Sa lihtsalt vaatasid mingit filmijuppi. Ja jäta meelde see emotsioon, mida sa siis koged. Ja see on põhipunkt, mis tegelikult tänapäeva unenäod ehk sinu enda elufragmendid ja nii-öelda kokkupuutepunktid sinu enda eluraamatuga. Siis seda emotsiooni, kas sa oled just puhastanud ja see oli viimane jääk, mis sa puhastasid unes, või tänase päeva jooksul hakkad puhastuma sellest emotsioonist, või kui on tuleviku unenägu ehk pikk ja selge film, siis see tähendab seda, et see on see, millega peaksid tööd tegema ja enda sees puhastama ehk neutraliseerima, tasakaalustama. Ja kui on väga halb uni, nii emotsionaalselt kui ka see pilt, mida sa näed unes, siis ja sa ei taha seda kogeda. Sul on see ebamugav, tõustes on paha olla ja sa tahaksid selle ära unustada, siis kasuta kõige lihtsamat tühistamist. Lihtsalt 3 korda enda peas ütled tühista, tühista, tühista. See tähendab, et keha, hing ja vaim saavad üheselt aru. Ehk see on kogetud, tehtud, lõpetatud. Et kõik osad sinust saaksid aru, et seda ma enam kunagi näha ega kogeda enam ei soovi. Miks on uni meile vajalik? Unes või ehk magades me laeme maha kõik tänase päeva ärevuse. Kõik, mis sa täna ärevuses või muretsemises kogesid, laed öösel maha, et hommikul ärgata täiesti uuena, värskena, nagu uuesti sündinuna. Kui me ei saa piisavalt und ja me ei saa piisavalt magada, siis energeetiliselt tähendab see seda, et sa tõused täna väikese eilse murega või eilse ärevusega. Tähtis on see, et une ajal see kõik maandub ära ja tuleb peasle uus ja värske. Et mida see meie keha jaoks tähendab, on see, et vaimne info käib läbi lümfisüsteemi ehk läbi 3 aju, suuraju, kukla taga olev väikeaju ja sinu seljaaju, mis maandub sabakonti, seal, kus on sinu vaimne info.
kõik, mida sa vaimselt koged, on sinu sabakondis. Ja magades, kui sa laed maha kõik, siis see tähendab seda, et see energia hommikul ärgates saab hakata DNA liikumiseks olla pealaest jalatallani. Kui on eilset ärevust kuskil veel siin sees, siis see käivitub esimesena ja see uus energia, mis peale laadis, hakkab alles teisena nii-öelda töötama. Nii et tähtis on magamine ja sügav uni. Kui sa lähed magama, tee 7-8 korda lihtsalt sügavat hingamist, siis sa ergastad oma suurt aju ja kui sa annad enda kehale ja hingele käskluse ehk taotluslause, magan täna täielikult sügavalt. Rohkem ei ole vaja. Magan, mina magan. Täna, ükskõik millal sa magama lähed, on ajaliinil, ajajoonel täna, see hetk. Ja täiesti sügavalt. See tähendab seda, et keha saab signaali, et on magamise aeg ja sinu meeled saavad signaali, et tavateadvus on välja lülitatud ja alateadvus saab hakata uut energiat peale laadima. Et sinu 3 aju teeksid koostööd ja sinu vaimne mina oleks kogu aeg liikumises, oleks kogu aeg energeetilises puhastussüsteemis. Nii nagu sööd sisse, seedid, lased välja, sööd sisse, seedid, lased välja. Kogud energia kokku, rahmeldad päeval välja, magad, laed uuesti peale, korjad energia kokku ja päeval rahmeldad välja. Ehk kogu aeg peab olema liikumises. Nii et kui lähed täna magama, siis ütle iseendale, magan täna täielikult sügavalt. Ja kui hommikul tõused ja uni oli halb, ärevust tekitav, siis pane korraks veel silmad kinni ja ütle tühista. Kogetud, tehtud, lõpetatud. Ära jää sellesse kinni. Selline väikene video teile vaatamiseks ja kuulamiseks unest, unevajadusest ja unenägudest. Mina tänan südamest selle video vaatamise eest ja selgelt nägemiseni.